Hübriidkaamerate maailm on praeguseks muutunud juba üsna kirjuks. Ja ei olnud väga kaua aega tagasi, kui Pentax tuli lagedale enda Pentax 6 sarjaga, mis oli tibatillukase sensoriga ja kaamera ise oli ka tibatilluka võrreldes kõikide teiste hübriididega. Ja kuna Pentax valis endale sellise äärmuse, siis ta ütles ka kohe välja, et see ei jää tema ainukeseks hübriidiplatvormiks. Ja tänaseks ongi jõudnud Photopointi lattu sellised mustad karbid, mille sees on Pentaxi uus hübriidkaamera Pentax K01. Pentaxi K01, ütleme lihtsustatud K1, on APS-C sensoriga hübriidkaamera. See sensor on täpselt samas mõõdus ja põhimõtteliselt sama tehnoloogiaga, kui on Pentaxi lipulaeval K5-l, on sellest natuke edasi arendatud. Ja see bajonett, millega see objektiiv siia ette kinnitub, on samamoodi täpselt sama bajonett kui Pentaxi K-bajonett peegelkaameratel. Sellepärast on see peeglikambriga suhteliselt sügav, et see objektiivi kinnitus peab olema sensorist sama kaugel. Komplektiga saab kaasa erinevaid variante ja ühes variandis on tema kaasas 40 mm XS objektiiv, mis on optiliselt täpselt sama kui Pentaxi vana hea 40 mm limited objektiiv, aga on nüüd Pentax K1 jaoks tehtud veel väiksemaks ja kergemaks. Lisaks komplektile, kus on 40 mm objektiiv, on võimalik teda osta ka koos vana tuntud 18-55 objektiiviga või siis komplektiga, kus on nii 18-55 ja 50-200 objektiivid. Siin peal on tal ka välguking, kuhu saab panna kõiki Pentaxi standardseid välklampe. Ja siia sisse, talma all, läheb aku, mis kannab nimetust D-Lithium 90, mis on samuti Pentaxi peegelkaameratel väga levinud akutüüp. Siin kaamera põhja all on üks autogramm, Mark Newson. See on üks Austraalia disainer, kes on vastutav selle kaamera üpriski omapärase välimuse eest. Siin välimuse peal vaatsime üles nüüd kõik tema funktsionaalsed elemendid. Vaatame kaamera pealtpoolt kõigepealt. Siin on nupp, kus tippab üles välk. Väikene välk, mis tuleb omajagu kõrgele ja voldib siia mõnusasti väikselt sisse tagasi. Nagu öeldud, on välgu king ja siin üleval on põhiline programmi valik, kus on kõik manuaaljuhtimine, automaatjuhtimine ja on olemas ka eraldi funktsioon näiteks HDR-i jaoks. On ilmavälgute ja ka videorežiim siin ratta peal olemas. On sisse-välja lülitamine. Siin sellise mõnusa hoovana, mille keskel on päästik. Siin on roheline nupp, mille funktsioon on täiesti vabalt ise määratav. Särikompensatsiooni nupp, mille funktsioon samuti on sõltuv nii mõneski asjast. Ja video kiiralustusnupp. See toimub ka siis, kui kaamera ei ole pandud siia videorežiimi peale. Ja see ratas on siis üldine valikute tegemise ratas. Kaamera taga on 3-tolline ekraan, mis on üpriski hea piksli tihedusega, mis on ka vajalik, sellepärast et nii fokusseerimine kui kadreerimine kui ka säri hindamine käib kõik ekraani alusel. Ja siin on peegelkaameratelt üsna tuttav nuppude rida, klassikaline 4-suunaline nupukomplekt. Autofookuse ja autosärituse lukustus, see piltide eelvaate nupp on saanud klassikalise sinise noola asemel sinise play kirja, infonupp kiiremate pilti mõjutavate valikute jaoks ja muidugi siis ligipääs menüüsse. Kaamera külje peal ei oleks nagu esialgu midagi, tegelikult on siin üks selline kummist latakas, mille all on USB-pesa, HDMI-pesa, kaamera kus juures teeb 1080p videot 30 kaadrit sekundis ja mälukaardipesa, kuhu siis läheb STXC standardi kaardid. Kaamera ees lisaks objektiivile on objektiivi vabastamiseks nupp. Ja siin on nupp autofookuse ja manuaalfookuse ümber lülitamiseks. Siin on veel üks väikene kummilapats, mille alt leiame välise mikrofonipesa.
ja kaamera all ta on siis metallist statiivikeere objektiiviga samal joonel ja akupesa. Lisaks sensorile on Pentaxi K1 Pentaxi lipulaevalt K5-lt pärinud ka suurema osa oma funktsionaalsusest. Funktsioon on tal väga laialt, mida ta teha suudab. Siin on juba näha, et ta suudab näidata nii üle- kui alasäri, live histogrammi, väga palju erinevaid pildi kontrolli võimalusi on tal valikutes. Mis siit kiirelt ligi pääseb, on HDR, saab säriala muuta, varjukorrektsioon, heledate alade korrektsioon, kromaatilise aberratsiooni ehk objektiivi värvieralduse vigade vähendamine ja ka geomeetria parandus objektiivi moonutustele. Videofunktsionaalsus on kaameral üldse üpriski lai. Menüüs on terve hunnik valikuid, siin saab valida kas avaprioriteediga või täiesti manuaalse särijuhtimise, lisaks siis programmeeritud särijuhtimisele. On võimalik valida kuni Full HD resolutsiooni ja kaadrisagedusel on olemas nii 24 kui 25 kui siis ka 30 kaadrit sekundis. Ja siis saab ka pakkimiskvaliteeti määrata. Saab muuta heli tugevust nii mikrofoni jaoks, mis tema sisse ehitatud on, kui siis ka välise mikrofoni jaoks. Ja nagu öeldud, saab stabilisaatorit valida sisse-välja ja on võimalik ka intervallvideot teha. Ja ka väljaspool menüüd on üpriski lai info, mida video ajal siin näidatakse otse ekraani peal. Ja siin infonupu all on kõik olulisemad videovalikud ka koheselt saadaval, kui on videorežiim ratta pealt valitud. Neid funktsioone, mis teevad Pentaxi K1-st üpriski tõsiselt võetava kaamera, on tal päris palju. Ja neid ma tahan natuke lähemalt nüüd ka vaadata. Esiteks suudab ta kuvada väga palju operatiivset infot pildistamise ajal otse ekraanile. Ja siis nende nuppude all, mis siin on päris palju seadistatavaid funktsioone. On olemas erineva kiirusega sarivõtted, aegpäästik, pult ja särikahvel, mis on seadistatav. On valge balansi all kõik valikud peenhäälestatavad nii soojemaks ja külmemaks kui ka rohelise ja magenta vahel. Siis on loomulikult olemas ka käsitsi seatav valge balanss. On olemas välgul näiteks tagumise kardina sünkro. ISO seadistusel on võimalik seada ISO kuni 12800-ni, kui ka saab auto-ISOl määrata lae. Ja kuna tal on niivõrd korralik sensor, siis ta kannatab päris palju müra kõrgetel tundlikkustel. Kui minna menüüsse, siis siin on ka ohtrasti valikuid. On temal erinevad pildi tonaalsuse valikud. Siit saab valida HDR-i tugevust kõrge tooni ulatusega piltide jaoks. Saab valida pildiformaati ja suurust, värviruumi. On olemas ka TOR-fail ja TOR-failiga on samamoodi peegelkaameratelt päritud tore funktsioon, et peale pildistamist on võimalik JPG-sse pildistamist on võimalik viimane pilt TOR-failiks tagasi muuta. Ehk ta säilitab mõnda aega TOR-faili infot, juhul kui pilt sai väga hea. Nii, mis siin veel on? Säriala saab muuta, on autofookuse erinevaid meetodeid, jälitav, saab valida autofookuse punkti päris ohtrate punktide seast ja on olemas focus peaking, mille efekt tähendab seda, et kui teravustada, siis ta sellise vilkuva servaga näitab ära, mis parajasti on teravusele kõige lähemal. See on ekraani pealt teravustades käsitsi väga mugav. Nii, siin on need samad objektiivi moonutuste korrigeerimised, mis olid seal kiirmenüüs olemas. Multi-exposure saab pildistada ühe palli peale mitu kaadrit, nagu filmi peale vanasti sai. Saab intervalliga pildistada, dünaamilist ulatust seada, müravähendused, pildistabilisaator, mitu erinevat valikut neil kõigil. Live view peal saab erinevaid kadreerimisabisid kasutada, histogrammi ja ülesäri, alasäri hoiatust kuvada.
saab määrata nendele rohelisele punasele nupule erinevaid funktsioone kui ka sellel nupul nii filmis kui ka fotorežiimis erinevaid funktsioone. Videofunktsioonist ma rääkisin, pildivaatlusel saab kasutada erinevaid, mis siin on, kas pilt keerab kaasa, kas ta näitab pilti järel vaadates üle ja alasäri. Siin saab valida kõiki neid muid kaamera enda tööga, mitte pildistamisega seotud funktsioone, mida on ka samuti päris palju. Ning on ka 3 lehekülge custom functionseid kaamera peenhäälestamiseks enda huvi järgi. Ja selline komplekt on täiesti võrdväärne ükskõik millise PGL-kaameraga edasi jõudnud funktsioone. Aga samas on olemas ka vana hea roheline režiim ilma menüüsse ronimata päästikule vajutada ja täiesti korralik pilt olemas. Pentaxi nägemus kõrgema otse hübriidkaamerast on praktiliselt kogu peegelkaamera funktsionaalsus pakitud siis mõnevõrra väiksemasse korpusesse, millel on antud üpriski isikupärane disain ja ainukesed asjad, mis peegelkaamerast põhimõtteliselt puudu ongi siis pildiotsija ja pildiotsija jaoks vaja olev peegel, mis seal sees liigub ja kolistab ja aega võtab. Minu nimi on Anton Lember ja tervitan teid Point TV eest.